Algamas on Testuuri reisinurk. Reisi targalt Testuuriga. Tervist, hea kuulaja! Täna on jälle kolmapäev ja täna on jälle see aeg, kui saame rääkida reisimisest Testuuri reisinurgas. Küll tahaks millalgi minna, kuidas minna, kellega minna, kuidas see käib, sellest saategi siin nendes saadetes teada. Iga nädal kolmapäeviti siis sellisel kellaajal seda me teeme. Aga ega midagi, hakkame siis peale. Stuudios jälle inimene, kes teab kõike reisimisest ja oskab küsimustele vastata, kui neid tuleb. See on Testuuri büroo juhataja Elena Gavronski. Tervist jälle! Tere! Täna siis räägime koolivaheajal reisimisest. Sellest me oleme ka siin saadetes natukene rääkinud, aga räägime täna natukene põhjalikumalt, et ei tuleks mingisugust probleemi või jama, et siis reis lastega oleks ideaalne. Kõigepealt küsin, kas pigem reisitakse lastega või pigem reisitakse ilma, kas keegi on mingisugust statistikat ka teinud, et millist reisimisviisi rohkem harrastatakse? No ütleme niimoodi, et reisipaketi puhul põhiline klient ongi lastega pere. Niimoodi hoopis? Ja, et see on väga mugav reisimise viis, kus inimesed ei pea ise endale nagu midagi välja mõtlema, et kõik on juba valmis, et nad võivad oma väiksed võsukesed kaasa võtta ja nautida siis seda toredat puhkust. Nii et pigem käiakse perega reisil ja pigem siis no loomulikult, kui me räägime lastest, siis räägime kooli vaheaegadest. Suvel on lihtsam, see vaheaeg on pikk, et saab enam-vähem sättida, aga siin need ülejäänud vaheajal sügisel, talvel ja kevadel, siis tuleb ikkagi natukene täpsemalt planeerida. Ma saan aru, et ja oleme sellest ka juba rääkinud, et kui hiljaks jääda, siis võib-olla võibki üldse reisimata jääda, sellepärast, et kohad on täis. Ennem kui sinna läheme suvevaheajast või suve reisimisest perega, seal siis ei ole see ajaaken nii tähtis või võib ka seal hiljaks jääda, et enne suve, vahetult enne suve või siis suve alguses broneerides võib-olla ei saagi enam suvel minna? No seal on see aken tõesti suur ja ainuke, ütleme see kuupäev, millele ma võib-olla suunaksin tähelepanu, on jaanipäeva paiku, ehk siis inimestel on siis tavaliselt puhkused võetud, kuna on pikad pühad vahel, et see puhkus võib nagu pikemaks minna siis. Ja ongi, et tavaliselt see suurem nõudlus on jaanipäeva paiku. Et kui tahate sellel ajal minna, siis on vaja nagu varakult mõelda. No praegusel ajal, mis näitab kalender? Kas hakkavad inimesed juba hiljaks jääma, kui praegu tahaks mõelda selle peale, et jaanipäeval reisile minna? Ei, no suvel veel on veel kohti, nii et täitsa võib veel natukene isegi veel oodata, aga mitte palju. Igal juhul, kui on soov broneerida reis nende nii-öelda lühikeste vaheaegade peale, siis on vaja kiiresti tegutseda. No praegu on siis põhimõtteliselt üldse mitte vale aeg broneerida juba sügisesse reise kooli vaheajaks. Kindlasti. Et hetkel meil on võimalik broneerida Türgi reise ja Kreeka reise ja siis Egiptus ja Tenerife tulevad natukene hiljem, võib-olla tuleb ka uusi sihtkohti, et hetkel on selline väike saladus, ootame. Ei vihjeid ei midagi, juba läks huvitavaks. Muidugi. On selge, ootame uudiseid. Igal juhul räägime siis sellest reisi planeerimisest, millega tuleks arvestada, kui minna puhkusele lastega. Et kindlasti te peate teavitama oma reisikonsultanti, mis vanuses teie lapsed on. See on nagu eelkõige, et vastavalt siis vanusele saab lastele pakkuda erinevaid tegevusi ja neid tegevusi pakutakse ka hotellis otse, ehk siis reisikonsultant saab teile soovitada teile sobivat hotelli. Samas muidugi on vaja läbi mõelda, et millist puhkust te lapsega ootate, et kas teie laps on selline rannasõber või pigem talle meeldib basseinis olla, et võib nagu läbi mõelda, et milline see rand võiks olla teil, et näiteks mingisugused sellised järsud kaldad või kivised rannad ei sobi hästi lastega puhkamiseks. Türgis on üldiselt kivised rannad vist, ma aru saan. Türgis on nii ja naa, seal on kohti, kus on kivikliburand ja seal on olemas ka liivarannad. Et siin tuleb ka nagu natukene nagu mõelda, et kellele ei meeldi kiviklibu siuke, siis ta peab valima endale
mingisugust hotelli, mis asub Pelekis või Alaanias või Sides näiteks, et seal on siis rohkem sellised liivarannad ja lauged vette minekut. Kui me räägime täitsa sellisest väikesest sülelapsest, kas nendele ka eraldi midagi nagu pakutakse või on üldse mõtet küsida, et kui on väga väike selline, no ütleme ikka võib-olla aastane või veel väiksem reisikaaslane, mis temaga saab? Vot see küsimus mulle tegelikult väga meeldib praegu. Et me saame väga palju päringuid, kus inimesed hästi väikse lapsega, mingi aastane näiteks või 1,5-aastane laps saadavad meile päringud ja küsivad hotelle, kus on väga hea laste animatsioon. Ja siis tekib küsimus, aga mida te selle 1-aastase lapsega seal nagu tahate teha? Et animatsioon on siis laste disko, siis mingisugused üritused lasteklubis, et see pisike laps on nii pisike, et tegelikult kõige suurem animaator ja sõber olete teie ise oma lapsele. Et lasteklubis ei saa teda jätta, on nagu sellised uhkemad hotellid, kus on olemas nii-öelda nagu sõimegrupid, ehk te võite nagu lõunauinakuks lapse sinna jätta ja siis ise natukene puhata. Aga see on juba muidugi hoopis teine klass hotellides ja tavaliselt võetakse selle eest ka lisatasu, ehk siis need inimesed, kes valvavad teie lapsi, et nemad on ikkagi tavaliselt juba suure töökogemusega, kellele te saate neid väikseid lapsukesi usaldada, aga tegelikult jah, et teie ikkagi peate arvestama sellega, et te peate oma lapsega ikkagi koos olema, et tavaliselt alla 3-aastast last paljudes lasteklubides, kas või Türgi hotellides ei saa üksinda jätta. Lasteklubidest võiks natukene isegi rääkida, et mis seal siis täpsemalt toimub, kas siis iga päev on mingisugune hommikust õhtuni programm või mis see on? Põhimõtteliselt jah. Et seal ongi nii, et lasteklubi, seal on tavaliselt mingisugune eraldi hoone, kus on mänguruumid, kus lapsed saavad vaadata kinot, kus nad saavad mängida arvutimänge ja lasteklubid siis on ka erinevale vanusele. On olemas pisikestele, ehk siis kuni 12 aasta saamist ja siis on ka teenageri klubid. Ehk siis suurematele lastele, mis nagu, ma ei tea, seal mingisugused spordiüritused on neil, siis need videomängud, filmid, võib-olla diskod. Ja väikeste lastega siis põhimõtteliselt see on laste mänguväljak õues, mis on väga hea, kui ta on nagu kaetud mingisuguse riidega või ta on siis puudevarjus, et lapsed ei põleks ära päikse all. Tavaliselt seal on siis mingi laste bassein, kus nad saavad olla, mis ei ole sügav, mingi 40 sentimeetrit, aga kindlasti siis peavad ka inimesed neid valvama seal. Oma vanemad peavad siis ikka alati juures olema? Väikeste lastega on ikka oma vanemad peavad kaasas olema ja kui nad tahavad nagu basseini ääres olla. Eks vist minnaksegi 2 põhjusel, et esimene põhjus on see, et lastele ka näidata maailma ja reisile minna ja teine põhjus on see, et ei saa lapsi kuskil jätta, et tuleb kaasa võtta. Jaa, aga selleks ongi seal abilised koha peal. Ja see tähendab seda, et ikkagi nüüd teie reisi konsultant, eks ole, on see inimene, kes sellest asjast neile räägib ja tark olekski tema poole pöörduda, sest ma kuidagi arvan, võib-olla ma arvan valesti, ja kui nüüd pöörduda otse sinna hotelli kuhugi välisriiki, siis võib-olla nemad ei hakka väga asja seal täpsustama, vaid vaatavad, et nad oma hotelli lihtsalt täis saaksid ja võib-olla pärast lihtsalt võite pettuda. No ma ei oska nagu kommenteerida nende vastuseid, mis nad võiksid nagu vastata sellele. Tulge, meil on siin kõik olemas, tulge ainult. Aga kindlasti meie töötajad on pädevad selle koha peale, et kui meie käime hotelle vaatama, siis me kindlasti pöörame sellele tähelepanu, et missugune kate on, et kas see on siis nagu mingi liiv või mingi spetsiaalne pehme kate, et kui laps kukub, eks ju, et ta ei saaks nagu vigastada ennast. Millised need mänguseadmed on seal, siis kas see on kaetud või ei ole, eks ju, et kas on nagu otse päikse all või ikkagi on varjus, mis on väga oluline. Kas seal on võimalus väiksele lapsele lõunauinakut teha. Osades hotellides on olemas ka sellised äpid, et lasteklubis on kaamerad ja vanemad seadistavad endale selle äpi telefoni ja siis nad saavad päeva jooksul jälgida, et mis laps teeb.
Kas siin saab juba välja tuua, mis riigis sellised hotellid? Türgis just. Türgis ja ma ütleks, et Türgi ongi põhiline sihtkoht, kus laste puhkusele pööratakse erilist tähelepanu. Ja me soovitame soojalt peredele kaaluda puhkust Türgis, sellepärast, et see hinna ja kvaliteedi suhe, ehk siis kui palju te maksate ja kui palju te selle eest saate, on vägagi paigas võrreldes näiteks Euroopaga. Teine asi siis, kui me räägime väga maksujõulisest kliendist, kes tahab saada kõike, mis ta tahab seoses perega reisimisega, siis ta seda sealt saab. Kindlasti. Nii et alates, ma ei tea, väikelaste toidust ja nii edasi, kõike saab pakutakse. Ja seal lausa on ka selliseid teenuseid, et kui te saadate meile ette, et lapsel on mingisugune toidutalumatus või te tahate mingit eritoitu, et me paneme selle kindlasti hotelli märkustesse, et me soovime nagu sellist toitu lapsele ja siis teiega võetakse seal ühendust ja räägitakse siis täpsemalt, et mida te vajate, mis toiduaineid. Ja restoranis on tavaliselt olemas spetsiaalselt keedetud juurviljad, mingisugune aurutatud liha ja blenderid, ehk siis te saate ise oma pisikesele lapsele seal sööki teha. Kas need sellised all-inclusive, nagu ikka täiesti kõik hinnaspaketid, need tulevadki põhiliselt ikka sealt Türgist, kus on põhimõtteliselt võimalik 24 tundi midagi süüa või juua? Jaa, seda küll, aga on ka neid teistes riikides. Võib-olla mitte nii rikkalikult, aga ikkagi on. Kas lastega reisidest tulekski pigem selle variandiga kohe arvestada, on kõigil lihtsam? See on kindlasti lihtsam, aga no siin on teie enda valik, et kui palju te ütleme soovite aega ja oma nagu veendumis seda jõudu raisata. Et suuremate lastega on võib-olla juba kergem, et te saate nendega kokku leppida. Et nüüd on niimoodi, et hotellis meil on näiteks ainult hommikusöök, pärast me lähme, ma ei tea, randa ja siis me mõtleme, et kuhu me lähme sööma. Ehk siis te peate rohkem nagu ise planeerima, et kui palju te kulutate toidu peale, kus te sööte, vaatate, et mis need söögikohad seal ümberringi on, mis saavad teile siis sobivat toitu pakkuda. Aga kui teil on kõik hinnas, siis te ei pea nagu ennast üldse vaevama, et kui laps nagu tahab jäätis, siis ta läheb kohvikusse ja võtab selle jäätise sealt, ei pea nagu mõtlema, et pärast nagu check-out'i ehk siis hotellist lahkumise päeval ma pean siis mingisuguse arve kinni maksma, et kõik on juba ette makstud ja võite nagu tarbida nii palju, kui te soovite. Elu on näidanud seda, olles ise ka reisinud sellise paketiga, et kui pärast kokku arvutada kõik, siis ilmselgelt on juba eos ja mõistlik võtta kõik hinnast pakett. Ja, tavaliselt küll, jah. Kui me räägime hotelli tubadest ja perest, võib-olla isegi suuremast perest, kus on võib-olla 4 last kaasas, kõik on sellised väikesed, on üldse olemas sellised peretubasid või selgub koha peal, et 2 last teie lähete nüüd eraldi tuppa ja seal? Ei, ütleme niimoodi, et hotellis on erinevaid tube, no mitte kõikides hotellides, aga suuremates hotellides. Ja kui te soovite majutada nagu ühes numbertoas, siis te peate ka täpsustama, et kui suur see tuba on. Tavaliselt peresid majutatakse peretubades, niinimetatud peretubades. Ja nemad siis koosnevad kas 2 eraldi toast või ühest suurest toast, kus võib mingisugune nurk eraldatud nagu poolseinaga, ehk siis mingi privaatsus on ikka olemas. Aga tavaliselt ikkagi need on 2-toalised toad, kus on siis täiskasvanute näiteks laivoodi ja 1 või 2 voodid, mis on mõeldud lastele. Ja need voodid võivad olla kas siis ühe inimese voodid või siis mingisugused soofad või siis lahti käiv diivan. Ehk siis kõik need asjad tuleb täpsustada, et mida mugavamalt te soovite oma puhkust veeta, seda täpsemalt te peate nagu uurima, et kuhu tingimustesse te satute. Vähemalt on võimalik seda teha ja seda on võimalik sättida. Ja kindlasti, aga osades riikides, näiteks nagu Araabia Ühendemiraadid, kus on näiteks lisavoodi on lisatasu eest, et hotell müüb teile küll majutuse, ma ei tea, 2+1 või 2+2, aga koha peal võib selguda, et voodi eest, kus laps peaks magama, te peate nagu lisaraha maksma. Samamoodi on Egiptuses ja võib ka nii juhtuda, et hotell näiteks müüb teile tuba,
kus on siis 2+2 ehk siis 2 täiskasvanud ja 2 last, aga tuppa mahub ainult 1 lisavoodi. Ehk siis teine väiksem laps peaks siis magama vanematega ühes voodis. Et kõik sellised asjad peab nagu varakult endale selgeks tegema ja selleks jällegi on meie konsultandid olemas. Et need riskid saab seal kõik ära maandada. Kindlasti, jah. See on juba, ma ei tea, mitmes selline põhjendus, miks peaks reisikonsultandiga ikkagi ennem rääkima ja läbi reisibüroo neid asja ajama igal juhul. No teine variant on see, et te peate ise väga täpselt lugema, mis on kirjas hotelli kirjelduses. No mina tea, mis seal kirjas on, kui me räägime mingisugust Egiptusest võib-olla. Ei, no tavaliselt on ikkagi kirjas, et ma ütlen niimoodi, et meil nagu hotelli kirjelduses ongi, et kõik toatüübid on üle loetletud ja siis iga toatüübi juures on näiteks kirjas, et mis on see maksimaalne majutus selles toatüübis ja tavaliselt ikkagi märgitud ära, et mitu voodit on. Sellised lood siis, kell tiksub halastamatult, tänane saade hakkab otsa saama, nii et selline sissejuhatus lastega ja perega reisimiseks. Loomulikult info leiate kõik Testtuuri kodulehelt, kuidas see täpselt käib ja kui ei leia, kui jääb infot puudu, siis saate alati helistada ja kohale minna Testtuuri büroosse ka. Jäi veel rääkimata tänases saates kindlustamisest ja reisikindlustusest, eriti kui me räägime perega reisimisest, aga selle jaoks ongi meil juba järgmine saade, nii et järgmisel kolmapäeval räägime siis täpsemalt kindlustusest, eratransferist näiteks ja erinevatest lisateenustest, mida hotellid pakuvad. Igal juhul tänaseks kõik, aitäh stuudiosse tulemast ja kohtume juba järgmisel kolmapäeval. Aitäh!